Welcome to Smart Riga, where the roots of our history nurture the growth of our future. Our city's policies support fair and sustainable growth, leading to new innovations and smarter living. Let's explore the foundations upon which Smart Riga is built. Smart transportation systems make commuting easier and more efficient, while smart traffic management and real-time updates ensure that residents can navigate the city with ease. Our green buildings, solar energy, efficient public lighting, and active mobility reduce our carbon footprint and create a cleaner, greener Riga. As Riga moves forward to become a climate-neutral city, these elements are the key. Online municipal services, digital tools for city planning, and 5G-enabled solutions empower everyone to contribute to shaping the city's future. Improved public safety and responsive city services, Smart Riga enriches every part of daily life. Riga's thriving tech startups and business initiatives attract investments, create jobs, and drive innovation. Choose Riga as your testbed for innovation, where the city itself becomes your partner in developing and testing impactful solutions in its pilot territories. Just as a tree thrives with deep roots and plentiful fruit, Smart Riga continues to grow and flourish. Riga, the smart choice for your innovations. Mis sinagi ood meie kiike jääle, mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiikegi jääb kinda vaida kiike jääle, alus lauda ande mida kiike jääle, älli häida sääde paelu kiike, mis sinagi ood meie kiike jääle, mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiikegi jääb kinda eida kiike jääle, alus lauda ande mida kiike jääle, älli häida sääre paelu kiike. La 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 da 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 la 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 From the moment that we met, you were worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know. Tere kõik pealtvaatajad ja kuulajad, et täna reede hommikul alustame siis Balti Keti velotuur 2025 vaatamisega ja minuga on siin
Eesti jalgrattaspordi korüfee Jaan Kirsipuu. Tervist, Silver Mäomaa. Silver Mäomaa olen mina, et jah, mainin ära. Ja tuur hakkab siis pihta sellise tiimi eralistarigi sõiduga, et mingit moodi selline kiire amps hommikusse, 5,4 kilomeetrit nagu teravam silm võis näha. Ja stardis on siis meil 14 meeskonda ja esimene võistkond juba stardib 3 minuti pärast. Kelleks on siis Bialini Gomolo Hüge, Poola päritolu tiim. Nemad on stardis kahjuks ainult 4 mehega. Aga nendest 3 on siis veel U23 vanuseklassis. Natukene jah, teevad enda elu keerulisemaks, et kui siin sellisel tuuril võib olla meeskonnas kuni 6 liiget, siis kui sul on 2 liiget vähem, siis kellest veel 3 tükki on võib-olla nooremad, et võib raskeks minna. Aga õnneks meeskonnasõit on piisavalt lühike, et saab vast 4 mehega hakkama. Jah, loetavasti. Näeme pildil Rokas Automatis kumme pumpamas. Et mainiks ära, et eralistart toimub siis Lätis Pikerniki ringrajal, mis on siis võib-olla Baltikumi kõige kuulsam ringrada. Tõenäoliselt. Või tänaseks võib-olla on juba Pärnu ringrada, aga kes seda teab? Jah, et võidusõitjatele, kes on siin masinaroolis, et neile on see kindlasti suurem väljakutse, et ratturitele on rada piisavalt lai ja täna siin võib-olla kuiva ilmaga seda tehnilist aspekti see nii oluline ei ole, aga kindlasti rajal on sellist paar teravamat kurvi, kus selline oskus kokku sõita on oluline. Ja teie ees on ka siis tänane stardirekord. Ja mis meid ootab õhtul on siis see 85-kilomeetrine grupisõit, mis hakkab pihta 13.55. Kui ma ei eksi. Aga ma arvan, et ma ei eksi. Siin näete nüüd kiirlindistust Pikerniki ringrajast. Et siin enamus kurvid on täiesti hooga läbitavad, aga siin tuleb üks parem järsem kurv ja peab vist ilmselt natuke pidurdama. See on nagu raja tehniline osa, kus on vaja osata jõudu jagada ja teistele meeskonnakaaslastele mitte liiga teha. Siin on jälle nüüd hakkab sirgem lõik, kus saab puhast jõudu näidata. Et kui natuke rääkida, et millistele sõidjatele üldse selline lühike meeskondlik eralistart sobida võib, siis mis sa asja arvad, et pigem see on ikkagi sellistele sprinterlikult tüüpi sõitjatele? Jah, et pigem sprinter või siis sprinter temposõit ja mägirajanitel läheb siin raskeks kindlasti. Aga jah, siin omajagu tehnilist osavust peab ka siin rajal ikkagi olema. Ja esimene meeskond on saanud lähte ja selles meeskonnas sõidab ka selline mees nagu Miguel Angel Rubiano, kes on võitnud siis 2012. aastal Giro d'Italia etapi ja sel paariaastasel perioodil tegi ka väga häid sõite sügisestel Itaalia klassikutel, et selline mees on meil siis stardis, aga võib-olla tema jaoks jääb see trass natuke siledaks. Tema siis antud juhul 3. positsioonil praegu liikumas. Ja lisaks veel informatsiooniks, et siin meeskondlikul eralistardil sõetakse siis grupisõiduratastega, et igasugune eralistardi varustus on keelatud. Ja siin on juba sellised esimesed raskused meeskonnal tekkinud, et tundub, et ei ole väga kokku harjutatud seda asja. Jah, see esimene mees, kes startis, tegi natuke liiga pika vahetuse ja nad on juba natuke punases. Ja võib-olla arvas, et tal on veel 2 meest taga, et unustas ära, et 4 ollakse stardis, ja natukene meeskondadest rääkida, siis tuuril osaleb 4 kontinentaalmeeskonda.
rahvusmeeskondi vist on 4, kui ma Leedu, Läti, Eesti ja Rootsi. Rootsil see ei ole päris selline rahvuskoondis, et see on selline võib-olla klubi tasandil ikkagi. Nüüd on järgmine tiim stardis, nagu näete, Svealand Cycling Team. Ja vot sellest meeskonnast ma rääkisingi, et tegu on sellise huvitava meeskonnaga, et keskendub väga järelkasvule, on sellised Rootsi noored paremad pojad kokku korjanud, et kodulehel võis lugeda, et põhifookus on 17-18 aasta ratturitel ja tulemuse järgi on seda ka näha, et juuniorid on väga hästi sellel meeskonnas võitnud, et huvitav, et need on startlistis on neid 6, aga startis neid 5, et kui nüüd keegi siin vahepeal kuhugi ei jäänud, et ma ei pannud tähele. Jah, tundub. Eks selline sügisene kliima võib sportlastele väga kiiresti see kerge vimka külge ajada, et sellise kliimaga haigusi saada väga kerge ja vahepeal tuleb ta kiireid vangardusi. Ja kui nii-öelda varusõitjaid kaasas ei ole, siis tulebki sõita 5. Et sellest meeskonnast võib-olla endale natuke tuttavam sõitja number 86, et olles kevadel Eesti tuuril saateotes, siis oli mees üsna aktiivne, et vaatame, kas ta suudab oma aktiivsus ka siin üles näidata, et võib-olla väga kõige rohkem oli tema nime kuulda sealt raadiosaatjatest või seda numbrit. Ja järgmisena juba on meil Taani meeskond. Sõidab siis selline nii-öelda Taani eliitamatöörmeeskond, keskendub Taani national sõitudele, väga natuke vist sõidab Rootsis, et selline ja ka tugevalt arengule suunatud meeskond, üritades noori edasi viia. Nagu te näete, siis ilm on tundub olevat täiesti ideaalne seal rattasõiduks, et selline kuiv, päikseline. Ja mitte liiga palav. Ja mitte liiga palav. Pigem jaheda-poolne. Nagu nüüd võttagi, mis on sellise kerge proloogi eesmärk tuuri jooksul, et ühelt poolt ta on ikkagi selline hierarhia esimesteks etappideks ära korralda. Jah, et see räägib päris palju, et ma mõtlen tänased hommikused tulemused, et annavad hea indikatsiooni meeskondade tugevustest, et kes siin sel tuuril domineerima hakkavad. Ja lisaks, see on ka tegelikult sõitjatele selline päris hea soojendus, et ma ei tea, kuidas sinul, aga minul alati sellised proloogid mõjusid nagu lahti sõiduna, et jah, et tavaliselt muidugi niisugusi võidusõite on olnud minul harva, kus on nagu hommikul proloogi õhtul veel mingisugune grupisõit, eriti nii pikk, nagu see täna on, 185 kilomeetrit, see on tegelikult neil päris raske päev saab olema täna. Võib-olla sellises formaadis tõesti jah, et ma pigem võib-olla pidasingi, kui on nagu eelmisel päeval selline proloog, et ta mõjub natuke teistmoodi. Jah, seda küll. Et ta saab lihase toonusesse ja seda küll, jah. Aga täna natukene pigem ta isegi võib mõjutada, just vaimselt on ju ikkagi väga väsitav, et sa pead kahel korral ennast häälestama. Jah, ja siis arvestades veel seda, et see on meeskondlik, et sa tahad ennast kõike anda, aga sa ei tohi maha jääda, et kui sa tahad veel kokkuvõttes rolli mängima jääda. Täpselt, et nüüd on meil siis Eesti oma tiim Peloton stardis. Kõige nimekam mees vast on Gert Kivistik. Gert Kivistik on ilmselt kõige nimekam mees. Et kes siin jällegi suvel Kariibi saarel väga head sõiti teinud ja vaikselt väga sellist soliidset karjääri endale tegemas. Aga ja huvitav kombel on ka selline Soome sõitja. Jaa, tema on juba regulaarselt käib nendega koos võistlustel siin Eestis. Et ma puhul, et ongi väga palju on üldse Eesti rattarallidel näha teda olnud ja soomlastel ka hiljem enda tiim välja panna tulevaki järgmisena. Ja esimene meeskond on saabumas juba finišisse.
ja on kõik 4 meest suutnud ilusti koos hoida, et see on omaette saavutus juba. Kuigi neil vist väga varianti ei olegi. Et 4. mehe järgi see aeg peaks kinni ju minema. Vot ma ei olegi täpselt kursis, kas 3. või 4. Jah, et siin pole nagu seda... Tavaliselt meeskonnasõitudes on 3., aga ma ei ole juhendit nii täpselt läbi lugenud ka, et nii esimene aeg on siis saabunud 6:40,699 keskmise kiirusega 48:52, mis on sellise tehnilise raja kohta isegi mitte liiga aeglane. Jah. Aga ma usun, et siin näidatakse ikkagi aegusid üle 50. Ei kindlasti. Et võib-olla need esimese meeskonna sõitjad, võib-olla see pole päris enda spetsialiteet ka, et kui rääkida, kes siin tuuril võib-olla kõige tugevama koondisega öelda satsiga väljas on, siis ikkagi tooks välja Eesti koondise ja Quick Pro tiimi, et kui vaadata nii varasemaid tulemusi kui ka selle aasta vormi, siis tundub, et nemad võiks seda dikteerima hakata. Ja Quick Pro tiim lõpetab ka tänase tiimiralli stardi, et kõige viimane start. Jah, Quick Pro puhul on huvitav näha, kuidas need noored poisid jaksavad peale neid Hiinas kõrgmäestikus tehtud võidusõitjad. Teoorias peaks neil olema niisugune suur pluss, nagu nii-öelda väike hapnikupaloon lisaks. Aga eks me näe, kuidas nad see reaalselt nagu välja näeb, et kuidas nad hakkama saavad. Jah, et Quick Pro tiimi mehed siis siin hiljuti võistlesid Hiinas ja võisteldi nii kõrgel, kui me eksis lausa 4000 meetri kõrgusel. Kuni jah, aga stabiilselt ikka 3000 ja... Et see on juba selline, kus niisamagi olla võib-olla natuke raskem, aga võistelda see nõuab erilist kunsti. Jah, ka mina olen seal ühel nendest tuuridest käinud küll aastaid tagasi, aga mäletan küll, mul ei olnud ühtegi võidusõitu pärast seda, aga trennis oli küll nii palju hapnikku, et rauad olid ainult paremal. No vaatame, kas siis kõik promeestel on ka rauad ainult paremal täna. Nii, ja see peaks siis olema, keda me näeme praegu. See on see Soome meeskond. UN Cycling Team. Nii, ja Rootsi sats on siis 5 sekundiga üle sõitnud selle Poola satsi aja ja 49,11 on keskmine kiirus. Et kiirused kasvavad. Et võib-olla on nagu ringraja sõidus, et rada läheb nagu haakuvus läheb paremaks ja et sõidetakse see ref sinna maha, et ja Valhöl Cycling Team, Gruusias pärit meeskond, väga rahvusvaheline meeskond. Siin peaks sõitma ka hetkel valitsev Soome grupisõidumeister Vladislav Makagon, kes on ka siin Eestis minu teada eralistarte sõitmas käinud ja ka grupisõite. Nimi on tuttav küll, jah. Ja nüüd on järgmine tiim, kes finišeerib, see on Taani Play Giant Store. Ja nad teevad kohe väga kõva avalduse 6.11, 5,54 ja 52,3 keskmine kiirus, et see on juba... Et siin see võib olla juba isegi võidu taotleja sellel etapil. Ja eks väga palju sellisel distsipliinil nagu täna, et on ikkagi oskus kokku sõita. Kindlasti, et mitte meeskonnasõidus sa pead nagu teistega arvestama ka, et sa ei tohi teistele liiga teha, kurvist väga kiiresti välja kiirendada ei ole soovitatav. Ja üldse nagu järsku kiirust lisada on paha teiste jaoks. Ja lisaks siin, tegelikult tiimiralistari kohta on ta väga lühike distants, et ära jagadagi, et sul on tegelikult ju 2 meest üle, keda sa saad ära kulutada vajadusel. Ja seda ka, jah, seda ka. Et kes nii-öelda kokkuvõtte peale ei mängi ja kasulik oleks nad, kuna see distants on 5,4 kilomeetrit, siis kasulik oleks nad üsna kiiresti ära kasutada.
nii-öelda. see on nii ja naa, et oleneb täitsa rajast tegelikult, et mõni rada võib-olla eeldab, et mida rohkem kauem sa koos oled, seda parem, eriti sellised kiired rajad. Kui on siuke üles-alla mägine, siis on teema teistsugune, et seal sileda peal võib-olla niisugused kiired mehed ära kulutada ja mingi tõusu jaoks jätta ainult, kes mäest hästi üles saavad. Et ma arvan, et sa näed seda, et kiirust üleval hoides sellised lühikesed kiiremad vahetused, selleks on mehi vaja ja see aitab kiirust üleval hoida. Just, et nii lühikesel eraldistardil ma pakun, et siuksed 15-20 sekki vahetus on nagu optimaalne. Loomulikult lõpus tugevamad mehed teevad pikemaid vahetusi ja peloton on finiš, siis kohe kuuleme ka aega või näeme. Ja nende aeg on 6:25,5 ja 50,4 kilomeetrit tunnis. Et pelotoni kohta ma ütleks päris korralik aeg, et arvestades nende sellist ebaühtlast taset, et neil on peaasjalikult on nad tegelikult kõik harrastajad, aga Gert Kivistik võib-olla natuke professionaalsem harrastaja. Ja Valhalla Salk-tiimi all on sõitmas ka eestlane Kirill Tarassov number 153, keda seal taga hetkel näeme. Temale siuke võidusõit peaks sobima, et siuke tehniline ja kiiruslik ja mitte liiga pikk. Tema siis rohkem keskendumas maastikuratta nii-öelda sprindile või selline väljalangemissõidule. Nüüd on siin Leedu rahvuskoondis seal kõige paremal pool siis Rokas Adomaitis, kes on ilmselt selle võidusõidu kõige pikem võidusõitja. Ja ka Leedu koondis on 5 mehega peal. Et ikkagi, kui suure sellise vahe see ühe mehe puudumine võib nagu teha? Nii lühikesel distantsil ma arvan, et mitte väga suurt, et oleneb lõpuks ikkagi meeste enda füüsilisest võimekusest ka, et aga mingi jälje see kindlasti jätab, isegi kui sul on niisugune keskpärane võidusõitja seal see 6, et ta saab oma paar vahetust ikka teha, et aidata teisi. Ja vaadates, kus oma meeskond finišeeris, siis loodame, et nende heaks ikkagi 3. mehe järgi läheb aeg kinni, et tulid täitsa 3-ksi finišisse. Ei ongi 6:22. Ja on kasutatud... Nende parim mees... nüüd ma olen natuke segamini. Nüüd on kõik ajad, kõik tulid ilusti kenasti. Ja natuke kiiremini kui peloton, siis 3 sekundit ja ka 50,78 keskmine kiirus, et päris okei. Ja antud sama meeskond siis keskendumas ka sellistele gravelisõitudele omajagu, et eks näis, kuidas nad nüüd siledama tee peal hakkama saavad, et teoorias võiks hästi sobida. Nüüd on siin esialgne paremusjärjestustiimidel, siin on praegu veel puudu küll see Soome tiim. Ja nüüd Leedu kontinentaalmeeskond Energus Cycling Team startimas. Vaatasin nende kodulehte ja seal oli selline huvitav asi kirjas, et nad ütlesid, et nad olid eelmine aasta Baltikumi kõige tugevam meeskond. Et mis sina sellest arvad? Ma ei oska kommenteerida isegi ausalt öeldes. Tõsi, nende mees võitis, ei võitnud ka, nad olid teiseks jäid Balti meistrikatel, et nad isegi ei võitnud. Et tulemusi vaadata, siis tundus ikkagi, et Eesti meeskond, Tartu meeskond oli ikkagi edukam, et võideti ka ju 2.1 Velador, et aga see on võib-olla see tänapäeva asi, et meediasse võid ilusaid asju välja öelda küll. Aasta lõpul enam seda Tartu meeskonda ei olnud eksisteerinud, et võib-olla võtsid selle järgi, jah. Et selline kaval, jah. Nüüd see Gruusia meeskond siis finišeerimas.
üsna pea näeme nende aega ka. Nii ja neid me vist startimas ei näinudki, see on igatahes... Seda näidati vist näidati? helikopteri pealt, või sealt mitte helikopterid siin meil nii hästi ka ei lähe, et helikopterid lendavad. Aga drooni video vist oli näha seal. See... Tegu on igatahes Austria meeskonnaga, tiim Schwingenstall-Handel. Väga võib-olla niisugune, olen küll saksa keelt õppinud, aga on ikka raske välja hääldada, et... Nii, nüüd selle Gruusia meeskonna aeg on ka selgunud, et 6.36 ja natuke alla 50 kilomeetrit tunnis. Hetkel see Taani meeskond on ikkagi väga tugeva sellise põhja alla sõitnud. Jah, saab näha, kas Eesti koondis või Leedu koondis suudab nad ületada. Tahaks eeldada, et eestlased vast ikka suudavad. Jah. Et see esimese koha aeg arvatavasti võiks jääda siin alla 6 minuti ikkagi. Alla 6 minutit ma nii optimisti enam ei ole, et ma ei tea, mis see keskmine kiirus peab olema. Ta juba see on kuskil 54 kanti. 54 kanti, jah. Et see sellisel rajal, no eks me näe. Me näe. Võib-olla apnikupalloonidega mehed saavad sellega hakkama, et... Nii, ja Austria meeskond ilusti finišis. Ja nüüd startis siis... Ei saagi aru praegu, kes see startis. Kas see ei ole Madar? Cycling team Alžeeriast. Peaks olema vormi järgi vaadates. Aga Austria tiim on teinud kõva avalduse, et 6.15,9 ümmarguselt ja 51,7 kilomeetrit tunnis, et ka pole papist poisid siiski. Jah. Et ja nagu sa ennist mainisid, selline tiimi eraldi start peaks päris hästi ära näitama sellise kollektiivse jõu. Et milline see jõukoorde hierarhia siin on, et... Jah, aga noh, ikkagi see võidusõit peab tehniliselt hästi välja tulema ka, et kõik jääks alles või siis 1-2 jäävad maha, aga nagu siin praegu näha, siis üks Leedu poiss juba, kui ta on Leedu poiss, ma ei teagi, seal on lätlasi ka. Lätlasi ka olla, et... Aga nüüd läheb Eesti koondis, et pöödab pihku. Et Eesti koondist siis esindavad seekord Norman Vahtra, Markus Pajur, Lauri Tamm, Karl Kurits, Markus Mäeuiba ja Rait Term. Et paberil võiks olla väga kiire sats, et võib-olla Karl Kurits ja Markus Mäeuiba siin 2 vähe nõrgemat lüli sellises distsipliinis, aga need 4, Norman, Markus, Rait ja kes meil veel oli üks? Lauri Tamm, et need on niisugused, noh, osad neist on head sprinterid, aga Lauri on väga hea temposõitja. Just niisuguse meeskonna temposõitja. Et eks me näe, kuidas neil läheb. Et koondise peatreener Alo Jaakin mainis ära, et ikkagi soovitakse Karl Kuritsa peale mängida väga palju võimalusel. No kindlasti, sest on paberil nendel kõige kiirem poiss, et leedukad kõige lagunesid laiali, et 3 tulid finišisse. Aga jah, Eesti koondise ridades siis sõitmas ka Balti tuuri 2-kordne võitja. Et võitis Rait Term siis tuuri, kui me ei eksi, 22-23 aastal. Täpselt ei mäleta, jah, aga leedukate aeg on ka selgunud, et siiski mitte väga kehv ausalt öeldes, et 6.20 arvestada tulid 3 finišisse, et 6.20 ja keskmine kiirus 51,1. Et jah, et Rait Term siis tegelikult 2 viimase Balti tuuri võitja, et kuna eelmine aasta Balti koti veloteri ei toimunud, siis ta on nii-öelda valitsev, lausa 2-kordne valitsev võitja. Et kas tuleb ätrik? No teooriast on kindlasti selleks võimaline. No temal nina ja pea nokib, et ta on ikka väga kaval võidusõitja, et ja lisaks on ta ka hea sprinter ja jõuab ka siledal hästi vunkida, et tal on need eeldused olemas, et siin võidu peale pretendeerida.
nii, ja stardirekord on jõudnud kätte Lucky Sport Cycling tiimi Rootsist. Ka siis uue kontinentaalmeeskonnaga pärit sel aastal loodud ja kaasamas ka endasse Skandinaaviast pärit ratturid siis. Et näiteks sõitmas ka soolmane Aksel Kälberg, number 21, et vaatasin, et on olnud varem sõitnud näiteks Eesti poisi Frank Aron Ragiloga koos TSM järelkasvu tiimis. Nii, ja nüüd on finišeerimas... Energus peaks tulema. Energus peaks tulema, et teoorias siit võiks oodata tugevamat aega, sest... Tulevad neljakesi ja tundub, et väga hea hooga, et vaatasin, et pea kogu Baltik, Läti ja Leedu U23 rallistardi poodium on endale ära krabatud, et vaatame, kas see nüüd kajastub ka tulemustes. Ja kas nad suudavad ikkagi oma Baltikumi tugevama meeskonna nii. Ja pelotoniga sõitsid ühte auku, et 6.25, jah. Et siis täitsa üllatavalt, ma eeldasin, et nad sõidavad kiiremini, aga... Jah, ja ka Leedu koondis on siin 6.20 sõitnud, et tõesti see taanlaste etisõitud aeg on olnud väga tugev. Noh, ei lähe palju aega, kui me tõehetk selgub, kui Eesti koondis lõpetab, siis on pilt selgem. Et kui tugev ta nüüd oli. Et... Siin on nüüd hetke paremusjärjestus lõpetanud tiimide seas. Ilmselt on seal midagi võib-olla puudu veel praegu, et sinna ei jõudnud nii ruttu see info üles. Nii, kas see nüüd on Läti koondis? See on Läti koondis ja jäänud ongi 2 meeskonda startinud. Läti koondis, kes stardib ka 5 ja Quick Pro tiim Eestist. Quick Pro peaks olema 6 või kas mitte? Ei, Quick Pro on 6 jah, et aga Läti meeskond on 5. Siin on ka peaasjalikult vist noored poisid ainult, et ja. 3 nendest on U23 ja 2 tükki on vanemad, et sellised ilusad vaated kõrgelt droonilt. Ja ongi jäänud 1 tiim, siis Quick Pro startima. Kui ma nüüd ei eksi. Jah. Ja umbes samal ajal, kui Quick Pro stardib, peaks lõpetama ka Eesti rahvuskoondis, mis siis nii-öelda peaks... Kui nad finišeerivad enne, kui nad stardivad, siis on aeg alla 6. Et taanlaste puhul selline võib-olla tugev esitus ei olegi üllatav, et seal selline just tugev treki ajalugu on ja selline meeskonnasõidu ajalugu on väga tugev. Kindlasti jah, ja nende üleüldine tase ikka Taanis on väga kõva, et siin seal tulemust teha, see peab olema ikka tugev. Et mind ka see aeg või see tulemus ei üllata, kuigi hea oleks võrrelda Eesti poistega siiski, et kui tugev nad päriselt on. Ja nüüd ongi Quick Pro stardijoonel. Ja Quick Pro eest siis startimas Martti Lensius, Kleeb Karpenko, Oskar Nisu, Oskar Küüt, Karl-Patrik Lauk ja Aaron Aus. Oskar Nisu siis teeb vist stardi. Nii, ja viimane meeskond on saanud lähte. Nii tundub, et vist alla 6 minuti siis ei tulnud ära. Ja napilt läks jah. Väga uus liidriaeg Eesti koondiselt. Et 10 sekundiga, pea 10 sekundiga sõideti siis Taani meeskonna aeg üle.
6:01,6. see on ikka kõva aeg, et 53,7 sõita selle ringi peal, mis sest, et see on ainult 5 kilomeetrit, on ikka päris korralik. See on, jah. Kas nad on kõik nüüd tulnud koos ka või? Et ei, siiski vist mitte. Aga 4 on nad tulnud koos, et et jah, hetkel on näha, et Rait Järv, Norman Vahter, Lauri Tamm ja Markus Pajur tulid koos. mida me natuke eeldasimegi ja siis... Jah, Karl Kurits ja Markus Mäe-Uibo on nii-öelda ennast natukene siis nii-öelda ohverdanud. Ei tea, kas ohverdanud või siis ei olnud see enesetunne parim, et... Ja. Muidugi see seabki sellise nagu ka, kui siin sprindifinitis eesmärk oli Karl Kuritsa peale mängida, siis kokkuvõtte mõttes ta seab nagu Eesti konsi huvitavasse olukorda, aga loomulikult see ei ole halb olukord, kus olla, kui... neil on vähemalt 3 meest, kes võivad teoorias selle tuuri võita, et Rait Järv, Norman Vahtra ja Markus Pajur, et võib-olla mingite mööndustega ka Lauri Tamm, aga arvestades, et nad on ikka taanlastest 10 sekundit kiirem, see tähendab, nad ikka palju tugevamad, et see 10 sekundit siin, kas sõita 52 või peaaegu 54, see on päris suur vahe. Ja Lucky Sport Cycling Team on finishisse jõudnud. Nii, Quick Pro veel ilusti 6 koos. Praegu tundub, et neil kõik laabub. Ja kaadris on ka siis endine Eesti rallistardi meister näha oma Eesti meistri käistega ja Gleb Karpenko. Gleb Karpenko ja seal on kellegi veel need Eesti meistri käised, et aga... Nii, siin on pildis nüüd Läti meeskond. Nad on juba 4 jäänud. Ja on näha, et on selline... Raske on. Raske on, jah. Et see on ratturite sellisest kehakeelest juba näha, et aga lõpp on lähedal, et... nüüd on Rootsi meeskond tuli ka kõva ajaga 6:06,9, 52, peaaegu 53 kilomeetrit tunnis, et pole ka papist poisid kindlasti. Huvitav saabki mõlema, kuhu nüüd see Quick Pro oma ajaga platseerub, et ma pakun, et nad kuskil sinna, kas nad tulevad sinna taanlastega? Rootslaste vahel äkki kuskil teoorias võiks, aga mine see tea. Äkki üllatavad kõiki siin. Jah, et see on... Et see Aptiku ballooni jutt, ega see ei ole tühi jutt, et see võib tõesti väga hästi mõjuda ja sellises distsipliinis kindlasti annab tunda. Ja taga näeme number 3 Oskar Nisu, kes siin oli pikalt vigastusega audis, et tegelikult peale Leedu tuuri eelsuvist, varasuvist, et ei olegi väga võistelnud, et eks näis, kuidas tema jõuab meeskond aidata. Ja Läti mehed jõuavad finišisse 3, või nad isegi juba natuke pea 2, aga 3. mees. Võt, niimoodi tegelikult... Väga raskelt on kulgenud neil see sõit, jah. Niimoodi tegelikult ei ole hea, kui juhtub. Aga tegelikult see on ikkagi distsipliin, mida tuuridel järjest vähem arvestatakse, et... Millegi pärast jah, et vahepeal oli see väga popp, et praktiliselt iga, kui ma räägin Tour de France'ist, siis oli praktiliselt iga tuur oli see meeskonnasõit sees. Aga nüüd on jah vähemaks jäänud. Ja see oli tegelikult ju väga sellise kohati ka võtmetähtsusega ja kindlasti jah, et seal olid ju pikad eralistardid, 80 kilomeetrit olid kunagi ja... Isegi kui veel Rein Taaramäe siin valge särgist võitles, oli ju tegelikult ju probleeme, kuidas Cofidis meeskond võib-olla ei olnud kõige tugevam selles... Kindlasti nad ei olnud jah selle ala spetsialistid, et aga Quick Pro praegu siiamaani veel tublilt koos, 6 Karp, kes see on nüüd number 1 on? Martin Lensius. Lensiusel on raskeks läinud, et... Aga kuidagi hoiab natuke ikka kinni, et kas saab sinna tuulekoti
siit ei ole enam palju minna, et 5 meest on veel kenasti koos. Mõned teevad küll tõesti juba väga lühikesi vahetusi, et hapnikupalloon hakkab, aga see on Oskar Risu, temal ei olegi seda hapnikupallooni, nii et arusaadav täiesti. Läti meeskond finišeeris aega 6.31, et soliidne esitus noortelt meestelt tegelikult. Quick Pro juba paistab finiši joonele lähenemas. Ja tubli, 5 on koos ja peaaegu Martti Lensus jäi alles viimane kilomeeter maha, nii et Aga tehniliselt on hästi sõitnud, ei tea, kas nad suutsid seal kõik jõu välja panna. ja nüüd kohe saame teada, kes on tänase etapi võitnud. Et teoorias, kui selline mehed koos on, siis see võiks head tähendada, aga tuli hästi välja. Aga ikkagi jäid siin ka Austria tiimist 6.17, et jah, natuke üllatav, et isegi nii aeglaselt sõitsid, et ma oleks eeldanud natuke kiiremat aega nende poolt. Jah. Et eks siin väga palju sõltubki. Võib-olla nad hoidsid liiga tagasi või ei oska öelda, et kui nad lõpus jäid veel nii palju mehi neil alles. Jah, et võib-olla just oli see probleem, et distants on lühike, et selline, et kindlasti sätib raskemasse olukorda nad tuuriks. Aga noh, tuur on veel pikk, et 3 rasket etappi on ees ja aga fakt on see, et Eesti koondis tegi kõva avalduse. Et nad on ikkagi selle tuuri favoriidid, tundub. Ja väga positiivs küljest näiteski ennast ka see Lucky Sport tiim, et see uus Rootsi kontinentaal tiim, et ainult 5 sekundit kaotust. Loomulikult on üksikuid võidusõitjaid, tugevaid võidusõitjaid ka teistes tiimides, kes lihtsalt ei suutnud siin meeskondlikult väga hästi sõita. Ja kui sellest Quick Prost kas või rääkida, siis noh, me ei saa üle ega ümber Karl-Patrik Laugust, et tema saab olema kindlasti kõva pähkel närida Eesti koondisele näiteks. Ja. Et ja sellega on ka siis selline sõiduosa lõppenud, et selline hommikune amps on sõitjatel tehtud, et nüüd saavad sõitjad umbes täpselt 3 tundi puhat, et meie ülekanne muidugi saab natuke varem, aga sõitjad alustavad kell 14.00, et mida üldse sellisel vahepealsel perioodil nagu sõitjad saavad teha, et seda taastumist kiirendada? No eks nad peavad seda, noh, ma ei tea, kui oluliseks nad siin peavad, et järgmine etapp on tasane, et aga noh, see piimappe välja sõita siuksel aeroobsel režiimil 10 minutit umbes. Et see teeb elu natuke lihtsamaks järgmise stardi alguses. Aga noh, kuna see võidusõit esimesed umbes 20 või ma ei tea, isegi 30 kilomeetrit suht tasane, et siis tegelikult sellega saaks ka selle sama asja tehtud, et see esimene raskem koht Siguldas, mäeviniš või vaheviniš on, ma täpselt ei mäleta praegu kuskil 30 kilomeeter äkki. 60 isegi. Isegi 60, okei. 60, jah. Et see on nagu selle õhtuse etapi nagu esimene siuke raske moment, et kus võib võidusõit täitsa ära otsustatakse. Aga kindlasti vaja korralik kõhutäis pastat või riisi ja tarbida vedelikku ja jalad seina peale ja natuke venitada lihaseid kindlasti. Ja võib-olla nüüd on kirsimahla joomine suurem õhk? Ei tea, jah. Et ma pole nende uuemate trendidega nii kursis, et peale seda, kui Pogačar kirsimahla reklaami tegi, et aga mis me siis saame kokkuvõtteks öelda, et Eesti koondis tõestas, et on parim, meeskondlikult vähemalt. Rootsi ja Taani tiimid on kõvad konkurendid ja Austria tiim samamoodi. Quick Pro tegi enam-vähem tubli esituse, aga mis sa arvad siis, et kelle vahel siin sõiduks läheb? No, eks need esimesed 5 meeskonda nagu tunduvadki, et
kes võib-olla kollektiivselt võiks seda asja rohkem juhtida, et tegelikult tahaks arvata, et ka Leedu meestel on midagi siin ikkagi no osadel nendel poistel kindlasti ja pluss Energosel võib-olla. Et mida pelotonist suudab mees kerkivistik teha, et väga sõltub milline sõit on, et võib-olla kui puhtalt sprindi finiši peale jääb, on raske talle, aga kui sõit läheb lahtisemaks. Kindlasti, et ta on ka üks väga kaval võidusõitja, et oskab oma jõudu hinnata ja õigel ajal välja panna. Aga praegu vist siis tuleb reklaamipausi ja pärast seda on autostamine. Ilma küll meie kommentaarideta juba, aga siis kohtume peale lõunal. Jah, 13.55 vist täpsemalt, et ootame teid tagasi. Welcome to Smart Riga, where the roots of our history nurture the growth of our future. Our city's policies support fair and sustainable growth, leading to new innovations and smarter living. Let's explore the foundations upon which Smart Riga is built. Smart transportation systems make commuting easier and more efficient, while smart traffic management and real-time updates ensure that residents can navigate the city with ease. Our green buildings, solar energy, efficient public lighting, and active mobility reduce our carbon footprint and create a cleaner, greener Riga. As Riga moves forward to become a climate-neutral city, these elements are the key. Online municipal services, digital tools for city planning, and 5G-enabled solutions empower everyone to contribute to shaping the city's future. Improved public safety and responsive city services, Smart Riga enriches every part of daily life. Riga's thriving tech startups and business initiatives attract investments, create jobs, and drive innovation. Choose Riga as your testbed for innovation, where the city itself becomes your partner in developing and testing impactful solutions in its pilot territories. Just as a tree thrives with deep roots and plentiful fruit, Smart Riga continues to grow and flourish. Riga, the smart choice for your innovations. La 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 mis sinagi oled meie kiike jääle, mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiike kiab kinda hoida kiike jääle, aluslauda ande mida kiike jääle, hälli häida säde paelu kiike, mis sinagi oled meie kiike jääle, mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiike kiab kinda hoida kiike jääle, aluslauda ande mida kiike jääle, hälli häida säde paelu kiike. La 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 da 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 la 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 From the moment that we met, you're worth the wait. Oh,
this could be the best thing that I'll ever know.
Ge bort den. Samtidigt, du och jag, vi är liksom utomlands. Vi har inga tjejer runt omkring oss. Ungefär halva året. Ceremony. We are ready to start the one ceremony with Team Awards, Team Command Awards. And today, the best team, we have Team Estonia! Let's go, boys! Right now, Markus Vajur, Markus Meibu, and Lauri Tang, Norman Vahtra and Karl Kurritz. Igaunijas komanda par godu Baltijas ceļam izcīnā uzvaru komandu braucienā. Elīna Treja un Sandis Āģis pasniedza godam nopelnītās balvas. Lauri, you can open. Don't worry. Bravo! Lūk, arī Igaunijas nacionālā izlase tūdaļ atzīmēs ar šampāniešu šaudību šeit uz lielās skatuves. Aplausi!
Oh, bravo, bravo, bravo! Team Estonia, winner! Coach Allo Iarki. Yeah, drink it all. Here at the car. Drink it all. Give it the car. Bring it, guys! Yeah, just go ahead. Look at Maris. It's an outlet. You can't go there. It's the same. It's on Alla överallt, hela världen. Det är alltid samma. The next one, Baltais līderi priekšnieks labākajiem jaunajiem braucējiem. The next one, white jersey. White jersey goes to Lauri Tam. Lauri, let's go. Lauri Tams iegūs labākā jaunā braucēja līdera trēto. Igaunijas nacionālā izlase Sansāks pasniedz Krekliņu. Latvijas riteņbraucības federācijas president of Latvian Cycling Federation, Sandis Āģis, representative. linna peale. Õnne, linna peale. ei saanud aru, mis praegu läti keeles. Organiseerde. Lauri, kutsu lähemale need tüdrukud endale. Thank you, Lauri. Good luck. Turpinām tālāk. Kurš tālāk? Green jersey. And green jersey goes for team Go Play Giant Store Denmark team and rider August Birkan. August! Elina Treja is our representative Riga City. Īpašs uzdevums. Rīgas Krekliņa arī pasniedz redzam arī Rīgas logo virsū skaisto. Un paldies vēlreiz Rīgas valsts pilsētas pārvaldībai par atbalstu. Aplausi! August Birkan! August! Go Play! Giant Store Denmark team! The next one, we go red jersey. And red jersey goes for Lucky Sports Cycling Team rider from Sweden, Victor Lacho. Victor, you're welcome. Aggressive rider. Most competitor jersey goes for August Birkan. Bravo, applause! Victor, great result. Good luck also to second stage day. And finally, yellow jersey. Uzslavenamā kopvērtējuma līderi Krekliņš. Ladies and gentlemen, yellow jersey goes for Right Arm, Team Estonia. Right Arm saņēma celtu no līderi Krekliņu Igaunijas izlases sportists. Raita, nüüd Prantsusmaal tehakse musi ka. Ladies applause for Right kirjatab Arm. vähem. Ladies and gentlemen. Pane ilusti sirge. Sandis Āģis, president of the Latvian Cycling Federation. Elina Treja, representative Riga City.
No, right arm would start team for Team Estonia. super . All right, open, yeah. We want a champagne shower, ladies and gentlemen. Arī normāls reiko iemūšam šo šampāniešu šauti. Bravo! Right on! Oh. Thank you, Terre. Good luck. Tāds bija komandu brauciens. Šobrīd aicinām arī komandas. We are in white after 9 minutes. We would like to start the feeding, team feeding. Please go after some lunch, after some drinks. Welcome to Smart Riga, where the roots of our history nurture the growth of our future. Our city's policies support fair and sustainable growth, leading to new innovations and smarter living. Let's explore the foundations upon which Smart Riga is built. Smart transportation systems make commuting easier and more efficient, while smart traffic management and real-time updates ensure that residents can navigate the city with ease. Our green buildings, solar energy, efficient public lighting, and active mobility reduce our carbon footprint and create a cleaner, greener Riga. As Riga moves forward to become a climate-neutral city, these elements are the key. Online municipal services, digital tools for city planning, and 5G-enabled solutions empower everyone to contribute to shaping the city's future. Improved public safety and responsive city services, Smart Riga enriches every part of daily life. Riga's thriving tech startups and business initiatives attract investments, create jobs, and drive innovation. Choose Riga as your testbed for innovation, where the city itself becomes your partner in developing and testing impactful solutions in its pilot territories. Just as a tree thrives with deep roots and plentiful fruit, Smart Riga continues to grow and flourish. Riga, the smart choice for your innovations. La 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 mis sinagi oled meie kiike jääle, mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiike kiab kinda aida kiike jääle, aluslauda ande mida kiike jääle, hälli häida säde paelu kiike, mis sina kiab meie kiike mis sina ägad meie hälli kiike jääle, kiike kiab kinda aida kiike jääle, aluslauda ande mida kiike jääle, hälli häida säre paelu kiike
From the moment that we met, you're worth the wait. Oh, this could be the best thing that I'll ever know.